Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10. kuni 16. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin mõõkade 2-ga. Mõõkade 2 räägib sellest, et valikut tegemata edasi enam liikuda ei saa. Teil tuleb otsustada, aga see otsustamine on raske, sellepärast, et siin 3. kaart on karikate 8. Karikate 8 räägib sellest, et te ise ka ei tea, mis teil elus puudu on. Teil on ainult see tunne, et midagi oleks nagu vajaka, vot aga mis see on, ei tea. Sellega on nii nagu poes käimisega. Vot aeg-ajalt me läheme poodi ja mõtleme, me tahaks midagi head. Aga me ei tea, mis see on. Kas me täna tahame torti, tahame täna vorsti, võib-olla tahame hoopis mingit delikatessi juustu, vaat ei tea, mis see on, midagi tahaks. Jalutate seal riiulite vahel ringi, vaatate vasakule paremale, uurite kõike, mis seal müüakse. Ja kui te siis jõuate kusagile ja näete seda asja, mida te tegelikult tahate, see tunnete ta ära. Teil tulebki see mõte, et seda ma tahan, vot seda ma täna tahan. Pistate ta korvi, ostate ära, lähete koju. Nii on ka selle karikate 8-ga. Te ei tea, mida te tahate, mis teil puudu on, aga kui te seda näete, siis te saate aru, et vot seda teil oli vaja. Selle otsusega on ka nii, et kui te nüüd ise seda otsust teha ei suuda, siis kuna teile on välja tulnud torn, siis võib elu teie eest selle otsuse ise ära teha. Torn on raputus, torn on ebameeldiv üllatus. Torn on midagi sellist, mida te ei oska oodata. See on nagu välk selgest taevast. Ta virutab kuhugi, aga kuhu täpselt ei tea. Nii on ka selle torniga. Ta lööb kusagile, aga kuna ta on üllatus, siis te ei oska seda oodata. Et selle tornikaardiga on see, et ta tuleb ootamatult, ta üllatab ja ta on ebameeldiv üllatus. Ta võib olla suur tüli, ta võib olla mis iganes õnnetus. Aga tema tagajärjed ei ole sellised laastavad. Tegelikult tuleb see torn üles ehitama uut. Ta kas lammutab selle vana ära, hoiatab millegi eest, aitab teha võib-olla otsuseid, aga ta ei ole nagu selline, ta ei kahjusta meie elu. Kuigi see alguses tundub hirmutav, pärast kui see torni langemise tolm on vaibunud, maha langenud, siis te näete, et tegelikult nii oligi vaja. See oli millekski hea. Saate õhu puhtaks, vaat nagu peale äikest. Alguses ta on lämbe, siis tuleb äike oma tuule ja müristamise ja vihmaga. Ja pärast seda, kui see kõik on mööda läinud, on õhk värske. Nii on ka torniga. Et näete paremini, saate üles ehitada midagi uut, võtta vastu võib-olla mingid teistsugused otsused, kui teil plaanis oli. Et torni ei pea kartma, kuigi ta on hirmutav ja ta võib tõesti virutada nii, et on virutatud, aga lihtsalt pärast seda kõik läheb üle, et see ei ole nagu mingisugune jääv kahjustus. Edasi tuleb teil siin müntide kuninganna. Müntide kuninganna on rahaasjades väga osav. Temal on eelarve paigas, tema ei torma poodi uut asja ostma, ta vaatab ennem kodus ringi. Kas parandab vana, leiab mõne vana, vaatab, mida saab veel kasutada. Ta ei tee kindlasti emotsiooni oste, tema läheb nimekirjaga poodi. Aga kui tal midagi tõesti on vaja, siis tal raha on, ta ei ole ka kitsi. Ta läheb ja ostab, kui tal on seda vaja, aga ta teeb ennem eeltöö. Ta vaatab kõik ära, mis on, kaalub läbi, millist asja tal täpselt on vaja. Et ei lähe värvi järgi ostma, vaid vaatab praktilisi pooli. Kaalub kõik ennem läbi, millist asja tal täpselt vaja on, kuidas ta seda kasutama hakkab. Võib-olla vaatab seda ka, kui palju näiteks mõni elektriasi seal elektrit võtab, ühesõnaga ta mõtleb ennem asjad läbi, vaatab ka teiste inimeste arvamust või tagasisidet ja siis läheb ja ostab. Siin all on karikate 9. Karikate 9 räägib sellest, et universum on otsustanud hakata teie soove täitma, on need siis suured või väikesed.
millal te need iganes soovisite, et see on soovide täitumise kaart. Võib-olla see torn ja kuna ta on torni all, siis võib-olla ongi nii, et elu tuleb ja lööb teile asjad paika nii, et ongi kohe soovid ka täidetud. Edasi on karikate kuninganna. Karikate kuninganna on rahu ise. Karikate mast on meie mõtted, meie tunded, meie emotsioonid. Et need emotsioonid võivad meil ka kõikuda siin nutuhoogudest kuni naeruhoogudeni. Aga karikate kuninganna jääb rahulikuks kõige tormisemal merel ka. Tema vaatab, mõtleb, kaalub ja on rahulik. Tema on väga hea õpetaja, sellepärast, et temal on seda kannatlikku meelt seletada mitu korda inimestele seda, millest nad aru pole saanud. Karikate kuninganna on ka väga hea sõbranna. Temale võib oma mured kurta rahuga, tema ei lähe kellelegi seda rääkima, ta annab ise nõu, kui ta saab, kui ta teab või soovitab kedagi, kes on asjas pädevam. Ja viimase kaardina on teile välja tulnud selleks nädalaks sauade baas. Sauade baas on noor ja kogenematu, aga tema on siuke rõõmus, tema räägib, toob teile uudised, mingisugused uued asjad on teie elus tulemas, toimumas, saabumas. No muidugi, kui torn lööb õhu puhtaks, siis need uued asjad ei lase ennast kaua oodata. Et võtke siis see baas vastu avatud südamega ja avatud meelega. Tema tuleb uudistega. Sauad tahavad kohe kiiresti asjadega peale hakata ja tema tuleb ka rõõmsalt kepseldes oma uudistega. Nii et oodake ta ära, võtke ta vastu. Kuulake, mis tal öelda on. Ja mina soovin teile imelist nädalat, ärge kartke seda torni. Torn teeb asjad ainult paremaks, isegi siis, kui alguses tundub, et asjad läksid hullemaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.